Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on oma kestlikkuse teekonnal hakkama saanud, mida ette võtnud, milliseid ämbreid läbi kolistanud ning lõpuks, mida sellest kõigest õppinud. Mina olen Kristiin Bauer ja täna räägime hoopis tükist turundusest ja kestlikust turundusest, kui täpsem olla, ning mul on külas Elen Kahro-Mugamäe. Tere, Elen! Tere hommikust! Kuidas sina enda jaoks defineerid seda kestlikku turundust? Ma ütleks selle kohta lihtsalt aus turundus, et ma isegi kategoriseeriks seda kuidagi mingit eraldiseisvana turundusliigi nagu selline, et see tegelikult tuleneb sellest, et me lihtsalt räägime ausalt, läbipaistvalt, tõendatult oma tegevustest, oma ärist, oma nagu kogu sellest ettevõtte nagu lähenemisest. Et seal ei ole mingit minu meelest eraldi kunsti nüüd sellest või see ei ole nagu sihuke eraldi turundusliik, et see on lihtsalt sihuke loomulik osa ausast ja läbipaistvast turundusest. Enne kui ma sellest nagu üldse kuulma kuidagi sain, et on olemas selline sõna nagu kestlik turundus, siis ma mõtlesin, et kuidas see nagu võimalik on, et aga turundus peakski olema ju turundus ise, aga nagu kestlik seal ees, et kuidas see sinna nagu niimoodi siis? No jah, eks ju peaks, et me kõik tahaks olla, et kõik oleksid meie vastu ausad, on ju, aga mingi hetk võib öelda, et see läks veidi lappama kogu selle kestlikkuse nagu teemadega, et brändid avastasid, et see on nüüd üks hea ostu-müügi argument, on ju, et näed, ma olen nagu loodussõbralik, et vali mind, eks ju. Ja see tegelikult läkski nagu suht käest ära. Et igaüks hakkas nagu rääkima oma ärist teise võtme alt või nagu teise nurga alt, on ju, just selle looduse teemast, sest et ühiskonna jaoks oli see oluline ja nüüd pandi mingisugused tegevused lihtsalt selle alla, et see on nüüd kuidagi kestlik, on ju, et sealt hakkaski ilmselt see nagu kasvama, et see on nüüd eraldiseisev mingisuguse turunduse nagu mõte, eks ju. Ma arvan, et me kõik oleme nagu näinud neid suuri slooganeid, et ma ei tea, lennufirma räägib, et lenda meiega, et me oleme jube kestlikud, on ju, et sealt see nagu hakkas kasvama, on ju, et ma arvan, et tänaseks ta on õnneks juba sihuke teismeas, et see esimene, see hulluse laine on nagu üle läinud ja see on nüüd ka tegelikult hakatud reguleerima Euroopa Liidu poolt, et sa ei saa päris nagu lihtsalt niisama nagu rääkida sellest, et sa oled jube loodussõbralik, aga tegelikult nagu teed oma äri nagu äri ikka, reostad ikka nagu oled varem seda teinud. Sa oled kogu aeg olnud turunduses, eks? Kuidas sa jõudsid nagu sinna, kus sa praegu oled, ehk siis nagu selle kestliku turunduse poole peale? See oli mul täitsa sihuke isiklik huvitav nagu hetk, et jah, ma olen nagu 10 aastat isegi rohkem nagu turundusvaldkonnas tegutsenud. Ja tegelikult ma olen kuulnud, et päris loomulik osa on olnud osadel niimoodi, et turundusest järsku on saanud ka mingisugune jätkusuutlikkuse keegi seal, kes nagu teeb. Et see tulenebki sellest, et turundus on ka see, et ühelt poolt ta nagu täidab siis tarbijate nõudlust, eks ju, et nii ühiskond liigub sinnapoole, mis me hakkame oma teenuseid timmima, aga tegelikult ka vastupidi, on ju, turundus ju tegelikult loob neid trende, on ju, et ma ei tea, hooajalisus, uued kontseptsioonid ja nii edasi. Aga see minu nagu see lugu on, see hakkas kuskil 2019, kus ma läksin hotellidesse tööle, me avasime Ibise hotelli ja sealt nagu orgaaniliselt siis, kui juba kõik sai lansseeritud, siuksed põhieesmärgid turunduses said nagu tehtud ja käima lükatud, et siis ma hakkasin tegelema siukse kestlikkuse teemaga, et kuna Ibis on Accori hotelli ketibränd, on ju, siis sealt nagu suurest ketist ikka hakkasid ka nagu alla tulema, et mingisugused nõuded ja seal oli, ma mäletan, see oli siis Planet 21 oli siukse programmi nimi, ehk siis 2021 aastaks oli vaja mingisugused rohe-eesmärgid nagu täita, on ju. Ja see oli päris huvitav, et ma arvan kuskil veebruaris
2020 siis jah, tegin siis rõõmsalt omale juhtidele niisuguse koolituse, mis see kõik on, et mis see siis see roheteema on, et mis see siis see jätkusuutlikkus on, millised on meil siis eesmärgid, et ühekordset plastikut ei tohi olla ja noh, mingid hügieeni nagu teemad, mis seal kõik olid nagu, et on vaja nagu ära täita, on ju. Ja siis noh, ma arvan, et läks mingi 2 nädalat mööda ja see tuli täpselt see koroonaaeg ja mul on nagu siiamaani silme ees see pilt, kus tulid nagu uued guideline'id, et kui ma enne just rääkisin, et need ühekordsed jogurtitops ei tohi olla, et paneme anumatesse, igaüks võtab nii palju, kui ta tahab, on ju, et siis ei jää kõike seda jääki üle, on ju. Ja siis tulevad uued reeglid, kus on see pilt, et noh, siis ei tohtinud bufee hommikusööki teha, kõik pidi olema siis taldrikul portsjonitega ja siis on seal jälle see jogurtitops ja siis oli seal õun, mis oli pakendatud kilesse, siis oli see kandiku peal kõik ja siis see kandik oli ka veel omakorda nagu selle fooliumi või selle kilega nagu ümber pannud ja siis kõik vaatasid mulle, et see noh, kus sul need lahtised jogurtid nüüd on, on ju. Et sealt nagu muutus jälle nagu kiiresti jälle nagu tagasi, eks ju, et aga noh, kriisiaeg, no mis sa teed, eks ju. Aga noh, aeg läks mööda ja tegelikult lõpuks ma saingi aru, ise hakkasin avastama, et noh, seal on hotellides on Green Key, eks ju. See Green Key'd ma hakkasin tegema enne, kui siis EAS jõudis hakata seda nii aktiivselt promoma. Tegime selle ära ka, hästi palju niisugust bürokraatiat oli, et ma mäletan, et kui ma selle ära tegin, siis Accorist ja sealt EAS-ist me tegime case study meie hotelli kohta, et jube tublid olite, et tegite Green Key, et kuidas te tegite seda, mis te tegite. Ma käisin igal pool nagu rääkimas siis sellest, et mis see meie teekond selleni oli, on ju. Räägi natuke, mis see Green Key ka on, et võib-olla keegi ei tea veel. Green Key on siis niisugune turismi nagu rohemärgis kui selline, et hotellides, et sa peadki, seal on keskkonnaalased, sotsiaalsed teemad, kogukonna teemad, et noh, et kuni selleni välja, et kui palju sul dušist vett tuleb, et kas ta on nagu piisavalt säästlik ja kuni selle sorteerimiseni ja kuni mingisuguse tegevuskavadeni välja, et ka, et noh, tegelikult päris palju nõudeid, kohustuslikud, vabatahtlikud ja siis iga aasta sa pead ikkagist nagu tegutsema edasi. Uuendama ja paremaks liikuma siis. Jah, et sul peab ikkagist nagu päris mingisugune kava olema ja noh, see areneb ka iga kord, et nüüd on ka, et hotellidele on tehtud eraldi siis selline lihtne tööriist, kus sa saad seda oma süsiniku jalajälge nagu mõõta, et Scoop 1, 2, 3 ja mis sa veel tegema pead, et hästi nagu edukalt on siis seda ka kasvatatud, et hotellid teaks, mis on, et siis kui mina tegin, siis oli nagu väga raske aru saada, et kui sa oled veel võõras selles maailmas, on ju, et siis on nagu keeruline, tundubki, et jube palju mingit jama on vaja teha. Kas see tööriist on siis nagu, ongi hotellidele suunatud ja selle Green Key'ga seotud või see on kuidagi laiemalt ka? Et on hotellidele nagu natuke nagu võib-olla kohendatud, et hotellides, et kui sa on võib-olla ütleme nii, et sa ei ole õppinud seda, et siis sul on ka lihtne aru saada, et mis sa tegema pead, eks ju, et kuidas seda süsiniku jalajälge üldse nagu mõõta, on ju, et mis see kõik tähendab, eks ju, et hästi palju abimaterjal on tegelikult täna on nagu lihtsalt tee ära, eks ju, et täna on juba see hügieeni küsimus, et kas sul on see märgis või mitte, et enam ei ole niisugune vau, on ju. Ja see tööriist on siis nagu Green Key enda all? Jah, et kui hakkad seda taotlema, et saad kõik need abimaterjalid ja ära teha, et ütleme nii, et võrreldes kestlikkuse aruandlusega, see Excel on ikka nagu niisugune väga lihtne ja loogiline, et ega alguses mina ka võtsin selle lahti ja siis panin kinni tagasi, siis mõtlesin, et oi, ja nii palju ridu ja midagi aru ei saa, aga noh, tegelikult pooled asjad on meil juba nagunii seadusega nõutud, et ma ei tea, prügi sorteerimine ja nii edasi, noh. Aga sealt nagu, kui ma selle Green Key ära tegin, siis mul endal tegelikult see huvi nagu aina kasvas ja siis oli EBS juba, kes oma ESG juhi arenguprogrammiga välja tuli ja kevadel ma siis sinuga siis tuttavaks saimegi seal koos, et see oli tegelikult ju alles teine lend
ja noh, kui kellelegi üldse nagu läksid selle tähtede kombinatsioonist rääkima, et siis vaadati otsa, et mis see on, et keegi ei teadnudki sellest midagi. Noh, eelmine aasta, täna ka, et ma arvan, et ükski tõsiseltvõetav äriinimene, kui ei tea, mis see on, et siis peab ikka nagu peeglisse vaatama, et noh, et see on nagu, ja mis see on siis 3 aastat on möödunud, et see kiirus nagu, kuidas see mull kasvanud on tegelikult ikka nagu metsik ja see teadlikkus on nagu kõvasti kasvanud, et see on tore, selle üle on hea meel. Aga ma mäletan, et kui me nüüd selle kevadel selle ära lõpetasime, et siis ma olin nagu oma peas nagu ikka nagu väga erroris. See kõik ju, me hakkasime rääkima sellest ületarbimine kõik, eks ju, ja et meil on inimestel liiga palju asju ja kõik see, et see kõik on selles põhjendatud ja siis ma nagu tundsin, et aga mina olen ju tekitanud selle, mina kui turundaja, mina, kes korraldan hulle päevi Stockmannis, on ju, et tule ja osta kõiki asju, mida sul tegelikult vaja ei ole, on ju, et ainult nagu push'id seda. Ja nüüd teisest otsast ma olin nagu hotellis ka nagu see politseinik, ma ei lubanud ühtegi asja printida ja nagu, et ühtegi juhupalli, mitte midagi, ma kogu aeg olin see, kas meil on seda vaja, et keegi tahtis midagi tellida ja siis ma olin ikka, et kuule, kas sul on ikka nagu vaja. Ja siis mul oli nagu peas nagu hull konflikt, et ühest otsast nagu siuke süütunne, et aga ma ju ise olen nüüd tekitanud, nüüd ma ise enda vastu võitlen või nagu kuidagi see virvarr oli nagu päris nagu korralik, et ma tegelikult maadlesin oma peas sellega päris kaua, et et mis ma siis nüüd nagu teen, eks ju, oma eluga või oma karjääriga. Ja täitsa lihtne, loogiline, lõpuks ma kuidagi leidsin täitsa raamatu, mis ongi sustainable marketing, et mis võttiski kogu selle nagu teema nagu minu jaoks nagu lahti. Ja üllataval kombel seal olid need autorid olid täpselt samas nagu seisus, kus nad nagu rääkisid ka mingi hetk, et nad ise olid turundajad ja siis nad läksid nagu ülikoolidesse rääkima mingi sustainability, mingisuguste asjadest, siis neile vaadatakse otsa, et kuulge, et aga see, mis te olete nüüd oma karjääris 15 aastat, 20 aastat teinud, et teie oletegi süüdi, on ju. Ja aga see selles mõttes panigi mul nagu selle mõtte nüüd nagu paika, et okei, et aga see turundus, et kasutakski nüüd seda oskusi, neid teadmisi selleks, et nüüd maailma paremaks muuta, et need võtted on ikka täpselt samad, see psühholoogilised suunamised või et mida, kuidas teha, on ju, ja mõjutada ja nügida inimesi, ega need on täpselt samad võtted, lihtsalt, et sellel kestlikul turundusel on siis see eesmärk on ikkagist mõjutada positiivses suunas, et me teeks vähem halba, rohkem head, on ju. Ja sealt lõpuks nagu enam-vähem hakkas see peas kuidagi paika loksuma ja mis see siis on, et ma arvan, see hetk oli ka minu jaoks see, et korraks töötasin ka kaubanduses ja tegelikult mul nagu ükskõik kui jätkusuutlikkuse see teema nagu selles kaubanduse äris ka on, et lõpuks vähemalt turunduse poole pealt oli ikka see, et me pidime kogu aeg välja mõtlema, et mida veel inimesi ostma panna ja kuidas neid rohkem ostma panna ja kuidas ostukorvi nagu suurust kasvatada, et minu peas lõpuks ma sain aru, et see on minu peas konflikt, et ma ei taha seda teha. Ja mul oli võimalus selles mõttes tagasi hotellidesse minna, kus avada nii-öelda või et üle võtta 2 Tallinna hotelli ja siis ma nagu enda jaoks ka mõtestasingi selle väärtuse, et see on see, ma ei müü kaupa, eks ju, ma müün mingit emotsiooni, mingit mälestust ja selle väärtuse juurde ma olen enda peas nüüd nagu jäänud, et ilmselt päris suurde kaubandusse ma tagasi ei lähe. Tänane valik ka, et täna ma töötan Delfis koolituskonverentsi keskuse turundusjuhina ja see ongi see minu jaoks, et see on investeering, see on haridus, nagu see haridus, täiskasvanu haridus või lapse haridus vahet pole, see on see kõige nagu alus ka täna, et kuidas me siis päriselt kõik koos ühiskonnana siis liigume selle maailma päästmise poole. Et see on minu jaoks nagu ka nüüd nagu hästi oluline, et kuidas seda nüüd kasvatada, võimendada ja kus see minu panus on siis just selles valdkonnas. Kui palju see tänane positsioon siis võrreldes eelmistega on nagu midagi teistsugust? On seal ikka enamjaolt samad läbivad
kriteeriumid? Jaa, ei, ta on ikkagi sama, et suur rõhk selle kliendi teekonnal, mis see väärtuspõhisus on, et me ei müü nagu lihtsalt asju, mida me arvame, et sul oleks vaja või nagu, et haridus meil on päriselt vaja, see on päriselt nagu mingi väärtuslik. See on see, et kuhu sa oma nagu raha paned, eks ju, et kui sa paned asjadesse, mida sul paned riiulisse, on ju, või seal või selle turismi poole poolt ka, see on mälestus, see on mingi emotsioon, see on mingi kogemus, on ju, et ma ise olen nagu seda usku, et pigem nagu see, või siis see haridus on nagu veel võib-olla nagu samas suunas, et see on investeering sinu endasse ja sinu heaolusse, on ju. Kas see turunduse need võtted tulevad sul juba nagu iseenesest või sa pead läbi ikkagi mõtlema, et oota, et kui ma nüüd seda väidan, kas see on ikka kestlik või ei ole? No jah, see väite teema on siuke nagu... Meil on roheväidete direktiiv. Jah, täna nagu enam ei saa seal niisama nagu mingid lõõpida, et olen keskkonnasäästlik, on ju. Mis on jube hea, sest et vahepeal see oli nagu käest ära ja tegelikult see probleem tuligi sellest ju, et 2020-2021 ajal seal tehti siis see uuring ja mingi põhimõtteliselt pooled väited olid eksitavad ja nagu täiesti tühised, et 100% loodussõbralik on ju, või 100% keskkonnasäästlik, mis asi või mis see tähendab, on ju, et kuidas see siis on. Et 2 direktiivi käivad praegu käsikäes, et üks on tarbija võimestamise direktiiv, mis siis on juba jõustunud ja nagu Eestis ka üle võtmas nii-öelda. Mis endast kujutab? See siis ongi see, et sa ei saa, et see direktiiv ei luba sul väita mingit keskkonnaalast nagu väidet siis niisugusel turunduslikul eesmärgil. Et sa ei saa öelda, et sa oled loodussõbralik, mis tähendab, see on täiesti, et ma ei tea, kui šampoon ütleb, et on 95% naturaalsetest toodetest, eks ju, ja siis vaatad koostisosa, siis 95% on vesi, see ei ole su müügiargument, on ju, et ülejäänud on ikka sul mingisugune keemia seal. Et need, mis on nagu loomulikud osad, et siis sa ei saa nagu öelda. Sa ei saa sellest, selle kestliku turundusega see, et ära nagu muuda, et sa teed midagi head, nagu väga hea, aga ära muuda seda oma müügiargumendiks või et seda ei saa enam nagu tõsta, et see on sinu kuidagi konkurentsieelis, see on hügieeni asi, on ju. Et see õnneks liigubki sinna poole, et üks asi on see direktiiv, teine asi on ka, et see, et inimesed väsinud ka, et kõik on kogu aeg nagu jube säästlik ja roheline, keegi midagi aru ei saa, on ju. Ja teine asi on ka see, et sa ei saa igale oma asjale lihtsalt mingi suvalise rohelise lehekese peale panna või kasutad seal mingit rohekamat tooni kuskil või mingisuguse, paned mingi rohu kasvama omal seal pildi peal või sinise taeva, ja kõik need nagu mingid võtted, mis tekitavad tunde, et ta on kuidagi naturaalsem või et ma ei tea, et toote pakend ei ole nagu pleegitatud paberist, on ju, et kohe tundub, et see on jube nagu mahe või mingisugune keskkonnasäästlik, kõik ei ole niimoodi, on ju. Ja see roheväite direktiiv siis nüüd see on veel nagu kinnitamisel ja selle nagu eesmärk on siis täpselt ära nagu panna paika, et kuidas sa pead seda tõendama, et kui sa midagi ütled, siis sul peab olema see tõendatud fakt seal taga, et nüüd roheväite direktiiviga see siis tulebki, et kuidas seda teha, kas see peab olema kuidagi kinnitatud 3. osapoole pealt, et mis see osapool siis on, kõik need märgid, kes need peavad olema Euroopa Liidus nagu kuidagi akrediteeritud, eks ju, et need on need õiged märgid, mida me võime kasutada, et ei ole seda, et iga bränd teeb oma mingisuguse linnukese, lehekese, lillekese, on ju, ja siis ütleb, et minu kvaliteet, on ju, ja mina luban, et on jube kestlik, tegelikult mis sul sealt kõik taga on, on ju. Et õnneks ongi see, et tänu sellele ei ole enam nagu niisugust asja, et ettevõte teeb mingisuguse liigutuse, mis on väga tubli, on ju, et sa kuidagi moodi tegid mingi vahetuse, ma ei tea, parem tehnoloogia, mis iganes, on ju, et sa oled keskkonnasäästlikum, nüüd teeme meediakampaania sellest, nüüd ostame kõik meediapinnad digis, ajalehtedes, suurelt pealehel, et nüüd me oleme loodussõbralikud või keskkonnasäästlik, on ju, brändi nimi all ja siis mõtled, et see on nüüd see, on ju, et me ei saa teha sellest mingit müügikampaaniat, et see peab olema lihtsalt loomulik osa ärist. Hästi palju tegelikult väidetakse ka seda, et üks või teine ettevõte on net zero
kuidas, kas seal ju tekib ka mingisuguseid konflikte, sellepärast et sa ju väidad midagi, mida sa nagu loomusiseselt ei ole, sellepärast et sa ostadki seda süsinikukrediiti juurde. Või siis sa räägid sellest, et sa kuidagi enda siis Scope 1-2 on võib-olla kuidagi siis saadud, eks ju, 0, aga siis Scope 3 on seal see, et me seda arvutada ei saa, siis ma ei tea, siis see ei lähe arvesse, on ju. Et jah, see net zero ka, et sükest lihtsalt öelda, et ma olen kuidagi süsinikneutraalne või jumala süsinikpositiivne ka veel, on ju, et seda nagu ei saa enam niimoodi teha, jah. Kuidas sa seda siis ütled, kui sa ikkagi liigud nii-öelda net zero poole kogu aeg, ilma et sa siis päris nagu net zeroks ennast peaks? Kuidas seda siis? Siis nii ütledki, et sa liigud sinna poole. Ja see ongi see, et seda ei saa nagu nüüd mingi suureks mingiks müügiargumendiks keerata, et turunduslikuks võtteks, et räägi sellest, see on väga hea, see on minu meelest ainult positiivne, kui brändid sellest räägivad, aga ma tooks näite, et me ju äridena ei räägi, et me panustame oma töötajate heaolusse, et me tagame, et nendel oleks toit laua peal ja siis küsid, mis te siis teete, maksame palka, on ju. Me ju ei tee sellest mingit reklaamkampaaniat, see on loomulik, on ju, et see keskkonna säästmine peab olema sama loomulik, et me ei tee mingeid bännereid sellest või me ei kaaguta sellest igal pool, et me nüüd oleme nagu maailma kõige tublimad, sest et me lülitame kontoris tuled välja, kui välja lähme, on ju, et ma olen ise ka seda teinud, nagu ja aga siis sa ei olnud ilmselt nii teadlik. No ma ei olnud nii teadlik, on ju, me keegi ei olnud nii teadlik, et selle net zeroga samamoodi me tellist venime, et kalkuleeri oma see ööbimine, on ju, kuskil mingi kalkulaator midagi arvutas, ütles, et näed, su jalajälg on selline, maksa 2 eurot kuskile mingisugusesse projekti, kus keegi istutab kuskil puid, on ju, maksid ära ja siis ütleb, palju õnne, et su südametunnistus on puhas, on ju, see, et sa lennukiga sinna hotelli jõudsid, et see on su enda mure, on ju. Et täpselt muidugi tegime ka siukseid vigu, et kõik on mingi hetk teinud ja ma arvan, et see on nagu fine ja teadlikkus täpselt nagu sa ütlesid, et oli teine, on ju. Mingi hetk, mida rohkem mina ise siis nagu sellesse asjasse süübisin, me tegelikult suht kiiresti võtsime need asjad maha, et tegelikult tekkiski nagu see error, et see ei ole päris õige, on ju. Et aga sellest rääkimine on oluline, sest et kui mitte keegi ei oleks sellest rääkinud, siis me ei oleks täna mitte kuskile sellega ju jõudnud ka. Et meil see rohepesu teema nagu ongi täpselt siuke, et pigem minu arust on hullem on see greenwashing, kus ettevõtted ei räägi midagi, sest et nad kardavad, et see tembeldataksegi greenwashinguks, on ju. Aga seal ongi see oluline, et esiteks, kuidas sa seda teed, et kas sa lihtsalt räägidki ausalt, tõendatult, läbipaistvalt, ja ütledki, et näed, me tegime seda, me teame, et meil on seal ka veel mingisugused errorid, me tegeleme ka nendega, on ju, aga me oleme enda jaoks läbi mõtestanud, et mis me teeme, läbi mõõtnud, kus kohas meil see mõju on, me tegeleme sellega. Me teame, et ma ei tea, pakendid võib-olla on liiga palju, me saame aru, meil ei ole võimekust sellega tegeleda, aga me näiteks tegeleme oma kliendi harimisega, on ju. Et sa saad aru, et kus on see nagu võimalus ja sinna panustad ja nagu tegeled järk-järgult ja räägid, sellepärast, et kui mitte keegi ei oleks rääkinud, mitte keegi ei oleks milleskist õppinud, mitte keegi ei oleks kuskile liigutanud. Et see sama nagu kestlikkuse aruandlus, mis nagu tekitas seda nagu poleemikat, on ju, et ma ka ei olnud nagu nüüd suur fänn, et see peab kõik nagu nii hullult lahti kirjutatud olema, aga tänu sellele, et see tuli, sellest räägiti nii palju, et nii mõnigi ettevõte, et oli ta kuri selle aruandluse peale, kui tahes, aga ta hakkas midagi tegema ja kui sa juba hakkad tegema, sa hakkad nägema, sa mõtestad lahti, siis sa saad aru juba, et seesama see tarneahela nagu nügimine, on ju, et miks see oluline on, et kui sul on suur ettevõte, kes su käest küsib, on ju, siis mõtled, et okei, ma ütlen talle, et
ma ei tea, ma ei hooli loodusest või ma ei hooli oma töötajatest, on ju. Aga kui su 10 juba hakkab ja sa pead 10 korda ütlema, et ei, ma ei hooli, tegelikult sa ju hakkad mõtlema, on ju, ja tegelikult sa ikkagi tunned, et sa pead tegutsema ja see vool tuligi peale, nii et paljud ettevõtted ju hakkasidki tegema, et kui seda poleks olnud, siis kui me ESG-d õppisime, mitte keegi ei teadnud aruandlusest mitte midagi, on ju. Nagu no siis ei olnud üldse teema, minu arust see ei käinud isegi koolituselt nii palju läbi. Kui selles käis ja ma mõtlesingi veel see, et päris huvitav, et mingi 3 aastat, et kaua see oli, et see tuleb, on ju, siis viimane aasta, siis kui, et kohe järgmine aasta tuleb, siis kõik ärkasid, on ju, siis nagu kasvas ja siis Eurolipp oli, ei, tegelikult ei tule, et liiga keeruliseks, et nad nii kaua aasta, et nagu valmistusite selleks, et see, mis see aasta kevadel toimus, oli ikka nagu täitsa minu arust sürr, et kogu see ärajätmine. No kahjuks küll, aga eks iga asi, ma arvan, et ta ühel hetkel leiab oma suuna ja ma ei usu, et ta nagu nii kiiresti kuskile kaob, et pigem on ikkagi see, et ettevõtted, kes sellega nagu varasemalt siis tegelesid, juba midagi tegid, need teevad edasi, aga need, kes siis võib-olla alles avastavad nagu enda seal kestlikkuse maailmas rohkem, et nende jaoks on see, et enam ei pea mitte midagi tegema, et kõik, nüüd ei pea, nüüd on asi lõpetatud. Ja õnneks neid igast direktiivi asju nagu muid tuleb nii palju peale, et ühel või teisel moel sa midagi pead ikka lõpuks nagu paremini tegema. Kui sa nüüd tagasi vaatad, siis mis on need suurimad sellised need, mis varasemalt olid, neid me juba natukene rääkisime, aga mis on viimase aja need suurimad sellised turundusmüüdid või apsakad või mingid väärarusaamad, mis on siis nagu kestliku suuna poole pealt olnud, et tegelikult sellest on nüüd juba 2-3 aastat räägitud pidevalt, nagu ka teadlikult siis, et mis see kestlik turundus on. Aga kui palju sa viimasel ajal oled näinud mingeid selliseid asju või mänge, kampaaniaid, mis võib-olla ei ole nagu paneb peavad raputama natuke? No võib-olla on nagu see, et siin oli nagu suur skandaal suurel reklaamagentuuril, kus siis nagu võeti mingid see B-Corp sertifikaadid ära kogu maailma grupis siis tervikuna, sest et üks agentuur siis võttis oma kliendiks selle kütuse äri, on ju, et täna on nagu naljakas see, et väga siuksed ilmselged nagu ämbrid veel toimuvad, et keegi ikka kuskil veel nagu kolistab neid, et ometi peaks see teadlikkus juba nagu suurem olema. Aga ma arvan jah, minu jaoks nagu pigem oligi see üks kampaania, mis ma nägin, et ettevõtted lihtsalt nagu ostis kõvasti seda meediapinda kokku sellest, et rääkida oma ühest sammust ja et seda kuidagi keerata siis nüüd, et see on minu nagu konkurentsieelis või et vaadake, kui tubli ma olen, et selle sama summa, mis ta selle meedia alla paneks, oleks võinud kindlasti mingisuguse muu järgmise asja nagu ka ära teha. Tegevuste alla pigem. Tegutse. Aga mis on need tegevused, mida nagu võiks siis selliselt kommunikeerida? See kliendi või siis oma töötajate harimine on võib-olla ka see võtmekoht, et üks asi on see, et väga hea, kui sa ise midagi teed ja ongi nüüd, et aga nagu räägi sellest case study'na, blogis, käiegi kuskil on ju õpetamas või võta hoopis nagu see, et võtta konkurendid kokku ja pange pead kokku, et mis te koos saate tegelikult teha, kuidas üksteist aidata selles vaatenurgas, eks ju. Et minu meelest siin on nagu ruumi nagu valdkondadel nüüd mõeldagi nii, et kas on nagu kohad, kus me saaksime tervikuna siis koos mõelda, üksteist aidata, et mingi sümbioos leida, et kas see on nagu mingisuguse ringmajandusmudeli nagu välja arendamine, on ju. Et minu arust väga vahva näide, mida ma kuulsin ka, et kuidas vallas pandi ettevõtted nagu kokku ja siis seal tekkis nii-öelda siis inimeste ringmajandus, et hakati jagama nagu töötajaid vastavalt hooajalisusele, on ju. Et kui kommivabrikus hakkas nagu tihedam aeg, on ju, et teises kohas oli just nagu siuke aeg, kus on nagu rahulikum, siis need töötajad nagu suunati sinna. Minu arust nagu, see on ju win-win, et
miks me ei võiks nagu kõikides niisugustes nagu keskkonnateemadest me lihtsalt nagu jagame, mõtleme koos, igalühel on ju oma mingisugune mure, probleem, küsimus, teisel on lahendus, keegi teab kuskil kedagi, kes saaks aidata, et konkurendid ei pea ju alati nagu olema üksteise nagu salaja vaatama kõrvalt ja jälgima ja umbes, et jumala eest konkurent ei saaks teada, et ma teda nagu jälgin, et mingi üksteisele külla ja tehke koos midagi, et tegelikult on ju see võim, see community teema tegelikult seal tekibki, et see koosmõtlejate võim on tegelikult ju suurem kui üksikisiku üritajal. Kas sa ise oled ka midagi sellist juba ette võtnud? Et kuidagi, ma ei tea, kas erinevate hotellide koostööd kuidagi rakendanud rohkem või siis mingisuguste, praegu sa oled Delfi poole peal, et ma ei tea, kas on õige öelda, et meediaplatvormide kuidagi mingid turundusüksusi, et tegelikult neid on teisi ka, et näiteks hotellides oli minu jaoks üldse alguses üllatav, et tegelikult hotellid ongi üksteisega sõbrad, et kaubanduses oli see, et me pidime nagu täitsa salaja käima ja vaatama ja täpselt niimoodi, et nillima, ja kui ma hotelli tööle läksin, me avasime selle Ibise ja siis oli see esimene kohtumine hotellirestorani liidus oli meie juures, kus kõik teised hotellid tulid meile külla, teised hotellid käisidki meil külas, me tegime majatuure, et näed, me teeme nii ja nii. Ja seal hotellis tegelikult Visit Tallinna poolt siis ka need, siis, kes tegelevad ka kogu selle linna kestlikkusteemadega, tegelikult tegidki siukse nagu, nagu klubi, et kus siis saadigi kokku need inimesed, kes on nagu need entusiastid, ja vist jagasimegi, kes mida tegi, kuidas restoranides mingisugust jäätmetega tegelemist, kuidas mingisugused väiksed nipid, et ma ei tea, et kes pani leiva, et alguses pandi kogu aeg leib lauale, tasuta, aga pandi 1 euro, siis tegelikult sellega hoiti nii palju seda jäädet ära, sest et tegelikult inimene sai aru, et tal ei ole seda vaja, et ei taha seda, et ja sellised väiksed nipid ja meil ka, et kokad restoranides on käinud sellistes koolitustel, kus ei ole see, et üks räägib ja siis teised kuulavad, vaid et just see kogemuse jagamine, et see ei ole koht, kus nüüd kui ma nüüd talle räägin, et ma oma hommikusöögis või köögis seal kasutan rohkem toorainet kuidagi loogilisemalt ära, mingid nipid-trikid, et nüüd hotelli mingi müük kannatab sellel, see ei ole nagu see koht, et tegelikult ju me kõik lihtsalt hoiame oma kulusid kokku sellega ja tegelikult on ju jällegist võidus, ja meil on nagu seal Tuko hotellides, kus meil siis oligi 3 hotelli, et seal 3 maja peale see sümbioos oli nagu eriti tugev, et seal kogu aeg jagati neid, et kes, kus, kuidas midagi on avastanud või kuulnud ja seal ka, ja siis omakorda on siis meil ka oma need hotellisõbrad nii-öelda, kellega nagu ikkagist täitsa avatult jagatakse neid, et kuidas töötajaid paremini kaasata, motiveerida võib-olla mingites küsimustes ja et kes mis nippe ära tegi. Ja praegu ka ikka, kui sa otsid mingisuguseid paremaid kogemusi, siis kas sa lihtsalt nagu guugeldad või sa helistad mõnele tuttavale ja küsid, et kuidas teie teete? Ma ikka räägin rohkem tuttavatega, kes on valdkonnas sees, et Turundajate Liidu kaudu on seal ka neid, kes toimetavad ja tahavad nagu seda teha, siis meil on Kestlike Ettevõtete Liidus, meil on ka see roheturunduse seltskond, kellega me saame aeg-ajalt kokku, kes siis ongi selle roheväite direktiivi algatuse või nagu siis sellel teemal nagu tekkinud grupp seal Kestlike Ettevõtete Liidus ja me saamegi kokku siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi selle inimesega ka, kes ta räägib, et kus maal see kõik on, võtab meilt tagasisidet, et nii-öelda nagu praktikutelt ja kaasamõtlejatelt, et aga kas ma siis, ma ei tea, näiteks oligi, et kas ma siis üldse ei tohi kasutada sõna roheline või kas ma siis lihtsalt ei tohi rohelist värvi enam kasutada, et siuksed nagu aktuaalsed teemad, et mida siis nagu päriselt läbi mõelda, eks ju, kui see direktiiv nagu jõustub, et seal on see nagu jõud ja tugevus, et meil ei ole nagu ka mõtet minna lihtsalt
kellegi juurde, kes võib-olla ei ole suga samal lainel ja arutada temaga sellega, et noh, siis sealt ei tule midagi, et aga pigem ongi see kaasamõtlejate, see community, et noh, liigume koos, et tead, mis ma näitasin seda ja nägin seda ja võib-olla keegi käis kuskil ägedal konverentsil kuskil üldse välismaal ja tõi sealt mingisuguse teadmise, et see on see jõud. Nii tore, et täna nagu nii palju jagatakse erinevaid kogemusi. See on minu arust jah, siuke nagu tore, siuke sõpruslik nagu kogukond, et noh, see ESG kogukond ka, et ega seal on ka konkurendid ühe laua taga ju koos, eks ju, aga nagu me teame kõik seda valu, või nagu ja seda võlu, et mis me tahame saada, et noh, sa peadki olema ka ju omasugustega koos või nagu kaasamõtlejatega koos, et sul endal oleks see tunne, et see, mis sa teed, on nagu õige ja see liigub kuskile, et kui sa ikka nagu vastasega koos seal mõtled, siis sa lõpuks mõtledki, et mis ma siis ikka mõtlen, aga see jõud nagu ja noh, see nagu ühiskonnas see peakski minu meelest nagu liikuma, et see kogu nagu see kestlike toodete või kestlike sammude tegemine on nagu äge, või see on nagu loogiline, et see peab muutuma nagu mainstreamiks, et ma arvan, näiteks ongi Tesla võib olla üks nagu siuke brändi näide ka, aga enne ka inimesed sõitsid Nissan Leafiga ja Toyota mingi Auris, Yaris, mingi Prius oli, et elektriauto, see ei olnud nagu mingisugune nüüd bold statement, et näed, et ma nüüd sõidan, ja siis tuli Tesla, nüüd on nagu see ongi siuke, et esiteks ta on kättesaadav inimesele hinna poolest, ja see mingi hetk, ta näeb hea välja, et on, mis ta on, eks ju, ta nagu selle Elon Muskiga, et igal ühel oma nagu see tunnetus tema osas, aga nagu selle ta tegi ju tegelikult ära, et sest et see ju muutus see, et näed, ma sõidan Teslaga, ma olen keskkonnasäästlik, ma mõtlen, ma hoolin, et ja neid nagu näiteid on ju veel, et see peab muutuma nagu loogiliseks või nagu, et ma näitan ja siis see nagu muutub nagu rahva sisse, eks ju, läheb, et ütlekski, et siuke mainstreamiks, et Oatly võib-olla ka oma siukse rebeli olekuga, et see kaerajoogist sai ka nagu siuke statement, et ma ei joo seda lehmaviima ja this is fact, ja siis ma näitan seda välja, et ma tahan seal nagu näidata, et seal tuleb hästi palju neid turunduse võtteid, et kuidas siis muuta seda oma asja nagu seksikaks, et inimene tahaks, et näed, et mul oleks see asi nagu kuidagi, ma näitan siis oma prioriteete ja staatust. Kas AI aitab ka sellele kuidagi kaasa? Ja eks ta muidugi kõigega aitab ja ma arvan, et üks, mis minu jaoks oli nagu päris lahe siuke ettevõtmine või et Eden Lab on siis teinud oma siukse Greenwash AI, kes siis analüüsib su seda juttu, ma ei tea, kas sa tegid siis blogipostituse või mingisuguse statementi või selle, et sa panedki kütad nagu talle, sisuliselt ongi siuke ChatGPT stiilis, et siis ta nagu analüüsib läbi, et kas sa oled piisavalt seda tõendanud, kas seal on mingi ebakõla, et ta teeb sul selle greenwashi nagu analüüsi läbi, et näed, siin on liiga jõuline statement võib-olla, et see on nagu natuke liiga tugev, et tee natuke ringi, et ja kuni selle mõõtmise ja asjadeni ikka välja, et tegelikult on ju palju lihtsamaks need asjad, aga AI-ga nagu ta on, et sa pead oskama küsida, sa pead oskama nagu mõelda, et mida ta aitab sul teha. Et lihtsalt nagu öelda, et tee mulle mingi, ma ei tea, blogipostitust minu keskkonnasõbralikkusest, sealt ei tule, eks ju midagi, et seda teadlikult kasutada, siis ikka, jah. No analüüsides peamiselt siis nagu enda ideid või lisades juurde midagi. Kui palju sa ise kasutad? No ikka kasutan, jah. Ma ikka nagu põrgatan mõtteid ja vaatangi, et kas mul, kas on veel mingisuguseid asju, mida ma ei tea, mida ma ei jõua, et minu arust näiteks ongi, et kui seda kestlikkuse turunduse nagu teemat nagu hakata nagu
lahti harutama, siis ma ka küsisin, et mis podcastid on, mis sellest räägivad, kus ma saaks, et kus on nagu mingid tegijad nimed, kes on selle nagu lahti mõtestanud, on ju. Noh, leiab mulle üles need podcastid, siis kuuled, on ju, et ja noh, et just selle suunatud, et samamoodi, et aga ma teen seda, et mis on veel näiteks mingid, ma ei tea, mina ka, mis hotellid veel teevad, et muutuda kestlikumaks, mis on need nipid, kuskilt ta leiab ju kõik need case study'd üles, on ju, kes kus hakkas rohkem biojäätmeid kaaluma, ta tegi mingeid otsuseid, mõtles ringi, näed, tulemus on see, et noh, õppimiseks ikka mõtete saamiseks, et me ei pea täna nagu ise mingit ratast leiutama, need kõik asjad on läbi tehtud, kellegi poolt läbi proovitud, läbi mõõdetud, on ju tõendatud, et lihtsalt võta ja õpi ja sul on endal palju lihtsam, palju kiiremini jõuad edasi liikuda. Oled sa ise ka mingisuguseid digilahendusi või mingit digitaliseerimist kuskil ellu viinud? No üks, mis on tänaseks mulle tundub väga loomulik osa, võib-olla kellegi jaoks ei ole, et hotellides ka meil need toaraamatud, eks ju, mis on hotelli tules, vaatad, mis kõik teenused sulle pakutakse, mis menüü seal on, on ju. Noh, see menüü meil muutus väga kiiresti alati seal, eriti alguses ja muidu on ikka see hooajalisuse teema, et siis sa pead jälle trükkima uued, et siis läksime selle digiraamatu peale üle, et sa skaneerid koodi ära, et kõigil meil on täna telefonid ja hotellis wifi olemas, on ju, et skaneerid selle raamatu ära ja sul on kogu see up-to-date info seal olemas, on ju, et sa ei pea jälle midagi kujundama, trükkima ja nii edasi. No nüüd saab juba hotellituppu ka niimoodi, et ei peagi receptionist läbi käima. Ja teine asi on, mis on väga kihvt, on toidujäätmete AI-d, mis siis sisuliselt ongi, et noh, hotellides ka meil on väga lahti võetud see, et kust mingi jääde tuleb, et kas see on hommikusöök, kas see on õhtusöök, kas see on grupitoitlustus, kas see tuli köögist toitu tehes või see tuli siis saalist, et ei söödud ära, on ju. Et üks asi on see, et me alati nagu jälgime väga pingsalt, et kui palju inimesi nagu hotellis ööbib ja siis nagu vastavalt sellele pannakse hommikusööge, et seal nagu võimalikult vähe siis üle jääks, on ju. Aga nüüd see AI on sisuliselt see, et noh, aga kaaluda seda biojäädet, noh, tegelikult sa ei võta seda biojäädet nüüd laiali, et mis seal kõik on, et sul on eraldi konteinerid, siis lisaks ajaliselt seal, et millal sa midagi kaalud. Aga see AI ongi siis see, et sa paned selle biojäätme nagu kasti sinna kaamera alla, on ju, ja siis ta ise nagu mõõdab, mida, kui palju, kus see tekkinud on, on ju. Noh, kuni selleni, et seal on oma süsteemid taga, mis võib-olla aitavad sul lõpuks seda mingid menüüd kokku panna, et see nagu ei tekiks seda jäädet või kus sa seda mingit X jäädet võiksid veel kasutada, et noh, see sama hea, et mandariini ja apelsini koortes saab ju marmelaadi teha, on ju, noh, kasuta ära, on ju, et ta annab sulle jälle harib edasi, et siis sa saad nagu neid asju teha. Et see on nagu ka jah, et see AI aitab sul lihtsamiks seda teha, see protsess, et ei pea ise kõike seal Excelisse toksima või nagu mingi Exceliga mõõtma, et tegelikult need tööriistad on kõik olemas. AI annab nii palju võimalusi juba, et mis sa arvad, mis nagu edasi saab järgmiste aastate jooksul? Kuhu see kestlik turundus siis nagu üldse liigub? Ma arvan, et see kestlik turundus või noh, nagu üldse see kestlikkus nagu läheb lihtsalt nii orgaaniliseks äriosaks, et no see on nagu mingi hetk see digitaliseerimine, on ju, et noh, kui see tekkis, on ju, siis ka jälle kõik rääkisid sellest ja siis oli eraldi mingi digitaliseerimise mingisugused teemad või koolitused, asjad, noh täna ka mingil määral, aga tegelikult ikka kõvasti vähem kui siis, kui see tuli, on ju. Et see kõik on nagu osa kogu, ma ei tea, ärijuhtimisest, kogu ettevõtte strateegiast, on ju. Et see roheteema, noh täna ju ka see roheharidus, kui siuke ju liigub ka ülikoolidesse juba programmidesse sisse, et kui sul on nagu tehnoloogia, on ju, siis noh 5 aasta pärast ma arvan, et ei ole siukest asja, et on rohetehnoloogia ja on tavatehnoloogia, et see lihtsalt on tehnoloogia, mis ongi selline, nagu ta on ja ta on oma loomult juba nagu parem kui see, mis oli 10 aastat tagasi, on ju. Et me ei tembelda enam nagu. Et samamoodi noh, turunduses, noh ma arvan, et ka täna tegelikult ei ole siukest asja, et kui me nagu võtame turunduses, meil on seal võib-olla digiturundus ja võib-olla tööandja bränding ja nii edasi, et siukest
ma ei ole kuulnud, et kellelgi on nüüd eraldi lõik, et nii, aga mis me siis nüüd vastutustundlikkuses teeme, et see peab olema osa, et me juba eos juba vastutad, et eos, kui sa, ma ei tea, tuled uue toote või teenusega turule, siis sul on see people, planet, profit on nagu ees, et okei, et mis probleemi me siis sotsiaalselt nagu lahendame, et võtamegi selle sõõriku majandusmudeli ette, eks ju, et mis probleemi me lahendame seda sotsiaalselt ja mis ressurssi me selleks kasutame, kas meil on need asjad tasakaalus, kui ei ole, kus me siis, ma ei tea, kompenseerime või kus me siis nagu tagasi tõmbame, et mis see on, sest ega see turundusega seda mittekestlikku toodet ei päästa, et kui su toode on ikka nagu täiesti nagu reostav igate pidi ja tegelikult ei täida ka mingit sotsiaalselt mingit eesmärki, sest ega see ületarbimine on meil harjumus, mitte vajadus, on ju, et kas me nüüd panustame selle ületarbimisse või me täidame päriselt mingit vajadust, on ju. Et see mõte peab juba seal olema, mitte see, et meil on juba toode valmis ja nüüd turundus tehke midagi, et see oleks nagu kuidagi moodi nagu loodussõbralikum, ma ei tea, mõelge mingi kampaania välja, ja et ma arvan, et see 5 aasta pärast juba vaadates seda tempot, kuidas see kasvanud on ja kuidas see liikunud on, et see on nii integreerinud igatepidi juba meie tegevustesse, et me ei mõtle seda kui eraldiseisvat teemat, vaid et see on viis, kuidas me asju teeme lihtsalt. Ja tahaks loota vähemalt, et see nii on. Lõpetuseks, juba aeg saab läbi. Mis sa ise tahaksid veel nagu lisada midagi sellist, mida sa võib-olla mida ma ei osanud sult küsida või mida ei osanud sa ennist nagu mainida, aga mõtlesid, et see on nagu raudselt seotud kestliku turundusega ja seda on vaja teada või mingid õpetussõnad? Ma ei tea, kas see on õpetussõna kui selline, aga võib-olla nagu see mõte, et rääkida ja julgelt nagu jagada rohkem, et on see väikses ringis, on see suuremas ringis, on see oma töötajatele, oma kliendile või kuidagi rohkem nagu ühiskonnas, et leida see nagu see nišš, et mida sa nagu tead hästi, mida sa oskad hästi, mida sa oled läbi teinud ja nagu kõvema häälega nagu rääkida sellest ja julgelt, et isegi kui keegi võib-olla sa kohe ei osanud sellele mõelda, et võib-olla seal tekkis tõesti kuskil mingisugune error mingi tõendamisega, et okei, paranda see viga, täienda, tegele sellega, eks ju. Aga pigem nagu räägi, sest tõesti siin viimaste päevade hea näide on, kus haigla ütles, et ta kasutas siin selle aasta jooksul juba 1 miljon ühekordset kinnast vähem, eks ju. See on nii lahe ja see on nagu nii lahe, et sa nagu paned selle numbritesse, ma tahaks täiega kuulda, mis lugu seal taga on, kuidas neid töötajaid, see on nagu, see on ju metsik rahvamass, mida on nagu pandud tegutsema teistmoodi, kui nad on harjunud ja tulemus ongi ju käes, see haiglad, kogu see ühekordse hügieeni see nõuete nagu vastavus, see vajab väga seda ühekordset ja see on nagu metsik, mis sealt tuleb ja kui sa juba 1 miljon suudad nagu päästa, et sealt 9 kuuga. Jah, ja see oli vist kui ma ei eksi, et eesmärk oli nagu vähem äkki või et ületas eesmärki. Ma ei tea, aga võib-olla see on hea koht, kus küsida, et mis nad tegid, et kuidas nad nagu neid inimesi motiveerisid ja kaasasid, et see peab olema lõpuks nagu seal kultuuris või nagu inimeste sees, et kui mina hotellidest ära läksin, et tegevused ei jäänud seisma sellepärast, et mina see nii-öelda rohepolitseinik või mis iganes on, et ma nüüd ära läksin, et see ongi nüüd osa sellest ja see liigub, on ju. Harjumus, jaa, et see on see, the way we do it, on ju, ja nii on, et siin samamoodi, et kuidas see nüüd nagu integreeriti sinna nagu harjumustesse inimestesse, et kui seda kontrolli nüüd peale ei ole, kui me nüüd ei arvuta või nagu ei loe neid kindaid kogu aeg üle, et kas see siis ka nagu see trend jätkub. Et see on mindseti küsimus ja harimine ja inimestesse uute harjumuste loomine, et eks ta alguses on ikka nagu, et aga sa pead seda tegema nagu tema jaoks nii võimalikult lihtsaks ja märkamatuks, on ju, et ta siis
tahaks ja viitsiks tegeda ja miks sa seda teed, et noh, ikkagi see harimine ja õpetamine ja selgeks tegemine puust ja punaseks lihtsalt. Et noh, turundajate mõttes ka ma arvan, et see enda, kus veel ei ole nagu nende keskkonnateemadega kurssi viinud, siis viimane aeg, et ega ei peagi täitsa mingisugust nii tehniliseks minema, et nüüd täpselt teada, mis mingit jalajälge jätab või mis materjale kuskil kasutada, see ei pea lihtsalt seda nagu tervikkontseptsiooni ja läbi mõtestada ja see People, Planet ja Profit nagu seda ideed ja seal on neid framework'e, neid tööriistasid on seal turunduses veel palju, millega veel nagu arvestada, see selgeks teha, et tegelikult ei ole väga keeruline ja sealt edasi minna. Ja kestlikkus on äge. Eriti seda nagu siis ettevõttesse sisse integreerida ja niimoodi, et ta saakski päris nagu ettevõtte osaks DNA-st. Yeah. Kuule, aitäh, Helen, et sa mulle külla tulid. No ikka, näeme jälle. Ja näeme jälle. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Pea meeles jagada seda oma sõprade ja tuttavatega ning pane kindlasti ka subscribe nii Spotify's, YouTube'is kui ka Apple Podcastis, et siis näeksime juba järgmistel kordadel. Tšau!